Ma ei ole kunagi näinud sellist autot, kus on Forza S. On pilve sees. King Kong võib kuskil nurga taga. King Kong? Niiske vaim. Üksikul saarel. Siit peaks merevaade olema tegelikult, aga ei ole. Jumal tänatud, et ei ole, sest et see on lihtsalt, see on veits õudne tegelikult. Siin on päris jahe juba. Jah, 11 kraadi. Minu jaoks on lihtsalt nagu hämmastav see, et me oleme sõitnud mingi paar tunnikest nagu Tenerife lõunaosast edasi üles mäkke ja siin on palju külmem, siin on pilvine, siin saab vihma ja siin on jahedam. Et nagu üks väikene saar võib pakkuda sulle samas nagu mingit sihukest mõnusat rannapuhkust, kus sul on hea mingi päikesetoolil päikest võtta on ja siis sõidad autoga natukene kuskile mäkke ja siis sul on siukene nagu ilus lokkav roheline loodus. Me oleme jõudnud nüüd sihukesesse linna, mille nimi on Caranchico ja see on üks Tenerife vanimaid linnu. Kunagi oli Caranchico üks põhilisi sadamakaubalinnු siis Tenerifel. Aga 1645. aastal juhtus üks väike õnnetus ja tugevad vihmad mägedes põhjustasid maalihke, mistõttu siis sadu inimesi suri ja Caranchico natukeseks ajaks kaotas enda kaubasadama linna nime. Ja siis tublid Caranchicolased ehitasid oma linnakese uuesti jälle üles ja siis 60 aastat hiljem vulkaan purskas ja see linn hävis uuesti, nii et siis lõpetati täielikult siin linnas kaubategevus ja liigutati see mujale. Lõpupoole tuli sinna tee äärde üks mees vilistas seal hullult oma vilega. Siis me läksime tagasi, ronisime laia ja siis on ta jälle seal tagasi poole. Ja siis tulime üle ääre, siis ta ütles meile, et igal pool on kaamerad, et meid tuntakse ära, et politsei saadab meile trahvi selle eest, et me seal käisime niimoodi vaata, kui punane lipp on väljas. No see oli ikka väga illegaalne. See oli väga illegaalne. Kahju, et pilvine on, siin on merevaatega. Lähme Liblika parki parem. Okei, vaatame seda asja.